Aga lapsed, nagu ma ütlesin, siis jutlus on just teile, lapsed. See tähendab seda, et ma isegi loodan, et te saate minu poole natukene vaadata, minu poisid kindlasti, aga teised lapsed, sest ma just tahan teiega rääkida. Miks? Sest Jumal just räägib teiega täna Jumala sõnas. Ta räägib loomulikult meie kõigile, aga just teile, lapsed, sulle. Ja ma tihti küsin oma poiste käest, kes on kõige tugevam mees kogust Piiblis. Te võite hüüda korraks. Kes on kõige tugevam mees? Simson. Täpselt. Kes on kõige jumalakartlikum mees, ehk mees, kelle süda on Jumala järgi? Kes on kõige jumalakartlikum mees kogus Piiblis? Kuningas Taavet. Ja kes on kõige targem mees Piiblis? Saalomon, kuningas Saalomon. Nii kui me mõtleme nende peale, me näeme 3 meest Piiblis, kes kõik olid väga imelised. Me rääksime sellest, et me võiksime armastada Jumalat kogu oma jõust, nagu Simson, kogu oma hingest, või me võime isegi öelda mõnikord, nagu Taavet, ja isegi siin, nagu ta ütleb, kõigest omast väest, ta ütleb veel südamest. Me tahame targad olla, me tahame jumalakartlikud olla ja tugevad isendas olla. Kas te teate, kas Simson austas oma vanemaid? Kas keegi teab? Kas te tegi? Keegi ütleb ja? Millest austas oma vanemaid? Kas keegi teab? No ta proovis natukene kuuletuda, ta vähemalt küsis nende käest, et kas ma tahan abielus selle naisega, võib-olla teie lähete küsima. Kui ta tappis ühe lõvi ära ja seal oli mesilase teinud väikse mesilast haru sinna sisse, ta võttis seal välja, andis enda suhu ja oma vanemaile, aga see ei olnud väga ilus, sest see oli surnud looma seest välja tulnud. Ehk Simson oli nii ja naa vanemad austaja, nii ja naa. Kas Taavet austas oma vanemaid, kas te teate? Kas keegi teab, kuidas? Ja ta hoidis oma vanemate lambaid, kui prohvet Saamuel tuli teda otsima, ta hoidis lambaid, ta tegutses oma vanemate heaks. Mis veel ta tegi? Ta võitis Goljati või? Ja ta kaitses kogu oma rahva. Ja ta kaitses ka oma perevara, aga veel see on huvitav, kui kuningas Saul, kes oli väga paha kuningas, tahtis Taavetit tappa, Taavet muretses oma vanemate pärast ja ta viis neist välismaale ja ütles välismaa kuningale, hoia neid igaks juhuks, kuni ma näen, mis minu saab. Ta kaitses oma vanemaid, ta vaatas, et neil läheks kõik hästi. Kas Saalomon kunagi austas oma vanemaid? Kuidas ta austas oma vanemaid? See on väga huvitav kirjakoht, kuidas ta tegi seda. See ütleb niimoodi, Piiblis, kui see läheb tööle. See ütleb niimoodi, esimese kuningate raamatus. Batseba, kes oli Saalomoni ema, ta oli mure, tahtis rääkida oma pojaga. Ja see ütleb, ta tuli kuningas Saalomoni juurde, et temaga rääkida Adinoja pärast. Ja kuningas tõusis, läks emale vastu, kummardas ema ees, istus siis oma au järele, kuninga emale seati iste ja ema istus tema paremale käele. Kas see tunneb, et austas oma ema? Kuidas? Kas ta andis talle tordi? Ei, mis ta tegi? Kummardas, nii, kas see oli asi, millega ta näitas au oma ema vastu? Ja, kas sina pead kummarda oma ema ette? Ei pea, aga sa võid teisiti näidata oma au. Ta andis ka trooni oma ema kõrvale, et ta ei ole lihtsalt üks talupoeg või talutütar. Ta on ikka ema, ta on kallis, ta istub minu kõrvale, et minuga rääkida. Ja ma ei tea, kas te teate, aga Jumal ütleb meile selgelt, kuidas meie peame elama. Täiskasvanud, isad, emad, orjad, isandad ja lapsed. Kas te teadsite, et Jumal ütleb teile, lapsed, sulle, kuidas sina peaksid elama? Täna. Ta ütleb niimoodi, nüüd ma loen meile. Lapsed, see on Efeslaste 6. Paulus on juba kirjutanud Efeslastele, kui rikkad nad on Jeesuses. Neil on õnnistusi, neil on rõõm, neil on igavene elu Jeesuses, neil on armu ja armu ja armu. Ja ta ütleb nüüd, lapsed,
ja ta kirjutab seda kogudusele, kristlastele. Ta ütleb, lapsed, olge kuulekad oma vanemaile isandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna tõotusega, et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. Kas see on siis lastele mõeldud või suurtele mõeldud? Oi, lapsed kõik kadusid ära juba. Lapsed, kas see on suurtele või väikestele mõeldud? Täpselt, kuidas me teame, on see, et ta kasutab sõna, lapsed ei ole ainult väiksed, vaid kellegi lapsed. Aga kas keegi siin toos on rohkem laps kui teine? Kas mina olen laps? No natkene olen, aga natkene ei ole, on ju. Ma olen juba isa ja just, ma olen Jumala laps, aga ma olen juba isa. Nii, ma ei ole nagu võib-olla kõige rohkem nagu laps. Aga siin ütleb lapsed, olge kuulekad. Ma tahan, et te kujutate, et te olete kodus ja te kuulate sellist häält. Mis te teete? Avate ust. Miks? Miks te avate ust? Jah. Jaa, või sa kuuled ukse kella. Kui kiiresti sa lähed uksele, kui sa kuuled seda häält? 5 sekundi pärast. Eks sa jooksed teisel korrusel 5 sekundiga. Okay. See on sama sõna, mis Paulus kasutab siin. Ta ütleb, vastake koputusele oma vanemaile. Mis tähendab seda, kui vanem ütleb midagi, see on just kui koputus. Ja sa peaksid mida tegema? Vastama. Ja Kristjan ütles väga hästi, kui kiiresti? 5 sekundiga. Sa ei mõtle, et kuule, ma tahan vanni minna. Või, aga ma veel mängin. Sa hüüed aknast välja, halloo, ma veel mängin, oodake veel 10 minutit. Kas me teeme niimoodi, kui keegi koputab? Ei, ma tulen juba. Ja Paulus kasutab sama sõna Piiblist lastele. Vastake koputusele. Ta ei ütle 5 sekundiga, aga vasta koputusele nagu 5 sekundiga. Ta ütleb oma vanemai, mis on huvitav, kui sa pead ainult kuulatama oma isile. Kas sa pead kuulatama ka oma emmele? Jaa, kuidas me teame, sest ta ütleb, kuulekad oma vanemaile ehk mõlemale. Mitte ainult isile, mitte ainult emmele, vaid mõlemale. Ja ta ütleb isandas. Miks ta ütleb seda? See on sellepärast, et ta tahab, et sina kuuletud isandale selles, et sa kuuletud oma vanemaile. Nii ehk, kui Jeesus ütleks sulle, tule siia, mis sa peaksid tegema? Jaa, kui Jeesus ütleks, istu maha, mis sa peaksid tegema? Aga Paulus ütleb, kuuletu oma vanemaile nagu isandale. Ta ütleb isandas. Isandas. Mis tähendab seda, kui mina olen laps, kuidas ma tean, kuidas ma pean käituma? Kui sina tahad armastada oma isandat kogu oma jõust, oma mõistusest, oma hingest. Ja su vanem ütleb, tule laps siia. Mis on see õige asi, mida sa pead tegema, et isandat armastada? Oi, see oli nii raske küsimus. Me peame isandale kuuletama selles, et me kuuletame oma vanemaile. Nii et nagu koputus. Ja Kolosslaste 3:20 Paulus räägib samamoodi, ta ütleb niimoodi, lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on isandale meelepärane. Mis siis, kui su vanem räägib koolist, lapsed, et õppige hästi, tehke oma kodutööd, kas te peate kuuletama? Aha. Mis siis, kui ta ütleb, mine palun ennast pesema, sa haised, kas sa pead kuuletama? No, kõigis asjus. Aga siin on see ainuke erand. Mis siis, kui su vanem ütleb sulle, ma ütlen teile väike asi, ma olen öelnud paljudele. Kas te teate, mis ükskord minu ema ütles mulle? Ta ütles mulle niimoodi, Kallekene, ma tahan, et sa valetad. Kas sa palun valetaksid? Palun. Kas see on kõigis asjus, millele me peame kuuletuma oma vanemaile? Kas ma pean kuuletuma oma vanemale? Miks? See on vale. Jumalale ei meeldi see.
ja kui ma kuuletan oma vanemaile, ma kunagi ei pea patustama. Kui ma kuuletan Jumalale, ma kunagi ei pea patustama. Ja ma kuuletan oma vanemaile, ma kunagi ei pea patustama. Kui mu ema ütles, Kallekene, palun valeta. Mina ütlesin, Kailis ema, ma armastan sind ja hoolin sinust. Aga ma seda kahjuks ei saa, sest see läheks Jumala vastu. Ma ei saagi. Aga aitäh, et sa hoolin minu eest ja sa tahad midagi head. Ta tahtis, et ma valetaksin mingi asja eest. Ta tahtis, et ma saaks mingi raha või midagi ja ma ütlesin, ema, ma lihtsalt ei saa. Jumal ei luba. Kas me võime veel austada siis, kui me ei nõustu? Jaa, me võime. Nüüd, see on huvitav, sest ta ütleb, lapsed, olge kuulekad oma vanemaile, isandas, sest see on õige. See on õige, tähendab see, et see ei ole vale. See on õige asi. See on korralik asi. See on kohane asi. Ja see on nii huvitav, sest Hoosea, kas te keegi tea, kes on Hoosea prohvet? Hoosea on üks prohvet ja ta ütleb väga hästi. Viimane koht Hoosea raamatus. Ta on prohvet, kes armastab isandat üle kõige. Ta isegi abiellub naisega, kes on päris halb naine, sest Jumal käskis. Ja siis ta ütleb niimoodi lõpus. Kes on tark, mõistku seda. Kes on arukas, võtku teatavaks. Kas oled tark? Kas sa mõistad? Siis kuula. Sest isande teed on õiged. Õiged inimesed käivad nende peal, aga üle astjud, siis need patused. Nad komistavad. Kui mina tahan olla Jumala silmis meelepärane ja elada nii, nagu ta tahab, siis see ütleb, isande teed on õiged ja ma käin nende peal. Ja Paulus ütleb, kuuletumine vanemaile on õige. See on õiglane tegu. See on hea asi. Ja siin on väga huvitav, kui sa kunagi lugesid Piiblit, kui me tahame teada, kas maailm lõpeb, kas lapsed olete kunagi kuulnud, et maailm varsti lõpeb? Kas keegi on kunagi teile rääkinud, et maailm võib varsti lõppeda ja Jeesus tuleb kohe tagasi, olete kuulnud seda? Üks märk, üks väike asi, mida me vaatame kristlasena, kas Jeesus varsti tuleb tagasi, need on loetelud, nimekirjad Piiblis, asju, mis me näeme, et maailm läheb hullemaks. Inimesed on väga ahned, inimesed vihkavad teineteist ja üks asi seal on, kuidas me teame, et ajad on väga halb, on see, et lapsed on sõnakuulmatud. Kui lapsed, teil on üks asi, et ole sõnakuulelik, üks märk, kui asi on väga halb, on see, et sa ei ole sa ei ole kuulelik. Sa ei ole kuulelik, vaid sa oled sõnamatu, on nagu märk viimastest aegadest, kui laps on ka nii hullud. Nii et teie eesmärk on olla isandale meelepärane. Mul on 2 asja siin, mul on palju asju siin, ma tahan, et te vaadate siia. Vaadake neid korraks. Nüüd, ta ütleb, austa oma isa ja ema. Ma tahan midagi teile korraks rääkida. Austamine ja kuuletamine on 2 erinevat asja. Austamine on minu suhtumine, kuidas ma suhtun. Ma suhtun lugupidevalt oma vanemasse. Kailis ema, kailis isa. Ma ei pea nii ametlikult olema. Aga ma suhtun niimoodi südames, et nad väärivad au. Kuuletamine on tegu, ma teen midagi. Ja nüüd, kui ma tahan vaadata seda, austa oma isa ja ema mõlemad, mitte ainult isa, mitte ainult ema, austa, kreeka keeles on huvitav sõna, see on timau. Ma tahan lapsed, et te proovite öelda seda kreeka keelset vana lahedat sõna timau. Proovi. Timau. Aitäh sulle. Timau. Timau tähendab, ma pean midagi väga kalliks. Ma väärtustan seda asja väga palju. Timau. Heibra keeles aga, see on midagi muud. See on chabad. Ja sa pead väga chabad. Kas lapsed julgevad proovida chabad? Aitäh minu lapsed, väga tubli. Havad. Ja hava tähendab, ma pean väga raskeks, ma teen raskeks asja. See on see pilt. Nüüd meil on pildid. Milline neist on kallim? Kui ma lähen poodi, ma näen neid 2. Milline neist on kallim? Milline? See või see? Valge või läbipaistev? Valge. Aga mis siis võib-olla see on kosmose plasmast? Kas te teate? Mina ka ei tea, see on harilik. Kuidas te arvate, miks te arvate, et valge on kallim? Miks te arvate, see on olulisem?
see võib-olla peab kogu elu vastu, on ju. See läheb võib-olla prügikasti. Kuidas ma veel teen? Ma võtan kätte. Kas mul on siin erinevus? Milline on raskem? Kas see natkene annab midagi teada, et see on väärtuslikum? Mõnikord kerge asi on väga odav asi, on ju. See on plasmass, see on odav. Ma viskan maha, keegi ei ole pahane, kui ma viskan see maha, kas keegi oleks kurb? Ma ei viska. Ma pean seda oluliseks ja see on raske. Ma tean, see on oluline, see on raske. Nüüd on 2 raamatut. Nad on mõlemad seal riiulis, sõnad on sees, on selline raamat. Milline neist on kallim või väärtuslikum? Miks te niimoodi arvate? Miks te niimoodi arvate? Aga kuidas te teate, see väärtuslik on? Jah. See on nii vana, et isegi laguneb natkene. See on vana lauluraamat, isegi see on nii vana, et need tähed on need vanatähed, väga raske on lugeda. See on nii vana. Nii et kui ma küsin, palun hoia minu raamatut, mida te hoiate paremini nendest 2? Vanem. On ju nii, vanemad. See on vanem, see on kallim, see on pidanud rohkem vastu. Siin on võib-olla rohkem tarkust on ju siin sees. Ja nüüd mul on veel midagi. Mul on 2 münti. Üks on mis värv? No selline must, see on päris natuke pruun. Ja mul on selline, mis värv see on? Okei, nüüd mul on 2 münti. Sina ei tea, mis siin kirjas on. Milline on kallim? Ahah, nii on. See oleks kallim. Kuld on väga kallis. Nii, kui see on päris kuld, see päris kuld ei ole. See on lihtsalt kuld ümber. Kui see oleks päris kuld, see oleks väga kallis. Nii et üks on kallim. Ja kui ma panen neid taskusse, kas ma lihtsalt viskan neid sisse või? Või kas ma hoian neid natkene eriliselt? Ma hoian, sest mis saab, kui ma kaotan oma kullamundi? Mündi. Ma kaotan väga palju. Kui ma kaotan oma pruuni mündi, mis ma kaotan? Võib-olla 10 senti on ju. Aga see on väga kallis. Ma võib-olla panen siia taskusse, et ma kindlasti ei kaota. Ma kõnnin linnas ringi niimoodi võib-olla. Ja Piibel ütleb niimoodi. Austa oma vanemaid. Kui sa vaatad oma vanemaid, nad on kuld, mitte pronks, mitte pruun. Sa pead neid väga kalliks. Sa austad neid. Ma hoian seda. See on kallis oluline asi. Sa pead neid raskeks, oluliseks. See on oluline asi, mu vanem. Ja sa pead neid samamoodi kalliks, sest nad on vanemad, kogenumad, mitte lihtsalt üks väike raamat, vaid nad väärivad au. Ja see on samamoodi meie vanematega. Me käitume nendega auliselt, ma ei viska see põrandale, ma teen õrna lahti, ma ei taha seda, et see läheks katki. Ma ei viska see niisama, ma hoian seda eriliselt, ma panen maha, ma ei viska see prügikasti ja ma hoian seda niimoodi, et see väärib, see on väga väärt asi. Ja sinu vanemad on samamoodi. Kes on kinkinud sulle oma vanemaid? Kes on kinkinud sulle sinu vanemad? Kes andis sulle vanemad? Jeesus. Kas sa arvad, et ta kunagi teeb, kas ta kunagi eksib, nagu ups, Toivo sattis Kalle perekonda? Kas sa arvad, et niimoodi on? Aga mis sa mõtled vanemast? Jah. Aga Jumalaga ei ole juhuseid, ta ei tee mingi eksimusi. Ta ei tee eksimusi. Mis tähendab see, et Jumal on pannud just sind sinna perekonda, kus sa oled. Ja sinu vanemad tuleb hoida nagu kallis, raske asi. Sa pead neid raskeks. Sa teed raskeks neid, nagu selles mõttes heas mõttes. Nad on see, nad ei ole plasmas. Sa teed neid kalliks, sa hoiad neid. Nad väärivad sinu austust. Ja Paulus ütleb, austa need, sest see on ainuke esimene käsusõna tõotusega, mis tähendab see, et Jumal on lubanud midagi Vanas Testamendis, et kui lapsed on kuulekad, neil on mingi lubadus, et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. Kas sina elad siis kaua maa peal, kui sa oled väga tubli? Võib-olla. Aga Paulus toob seda esile, sest see oli nii oluline Vanas Testamendis Jumala rahvaga, et kui nad austaksid oma vanemaid, siis nad saaksid elada tõotuse maal väga kaua, kui nad ainult austaksid oma vanemaid. Mitte see, et austaks isandat. Mitte see, et nad oleksid väga jumalakartlikud.
esimene tõotus tuli selle käsuga, et nad austaksid oma ema ja isa. Esimene käsk, mis tuli tõotusega. Me peame austama neid, kuuletama neile. Kui president kõnniks sisse, kas me ütleksime, Alar, tore, sa tulid. Me räägiksime niimoodi presidendiga. Ei, miks? Kas see on austav viis, kuidas ma räägin? Ei ole. Ma ütleks võib-olla, tere, te olete tulnud, palun, tulge sisse. Ma teietan, ma näitan austus mu sõnadega. Võib-olla käitumisega, ma võib-olla tein väikse kummarduse. Loomulikult me kummardime isandat, aga ma tahan austada, kellele au, ütleb Roomlaste 13. Või õpetaja, sa ei ütle, kuule, sa seal ees, noh. Sa ütled, õpetaja, mul on küsimus. Ja samamoodi, kui on direktor, sa nüüd direktori kabinetti satud ja sa ütled, kas sa lähed direktori juurde niimoodi? Või kas sa teretad? Kas oled viisakas? Ja kindlasti, sa ilmselt oled viisakas ka. Ja kui palju rohkem, Jumal on andnud sulle kuld, toredat tassi, kallit vana raamatu sinu vanemate näol. Ja nad väärivad austust. Nad väärivad seda. Me ainult ei kuuletu siis, kui on vale asi. Kui vanem ütleb, tee midagi ebaseaduslikku, siis me ütleme, ei tohi. Ja nüüd ma tahan teile rääkida mõningaid asju. Kui vanem ütleb sulle, tule, söömisaeg, tule istuma, kas tuleb kuuletuda? Lapsed. Jaa, mis siis, kui ta ütleb, löö oma venda, ta on väga rumal olnud? Ei, kindlasti mitte. See läheb vastuollu. Korista enda tuba. Jaa, aita mind aias. Pese nõud. Valeta minu ees, sest tädi küsis, kus ma eile olin ja ma ei tahtnud teda näha. Ei. Me kunagi ei lähe Jumala seaduse vastu siis. Ja nüüd ma tahan teile rääkida. Kuuletumine nüüd seab sinu ees kogu su elu. Me alati peame kuuletuma kellelegi. Mina täiskasvanud ikka kuuletun valitsusele, kogudusele, inimestele minu elus ka. Ja kui sa õpid seda hästi teha nüüd isanda austuseks, see on väga imeline oskus. Ma tahan teile rääkida ühte lugu. Eric Liddell oli üks jooksja, oli väga kiire, ta oli olümpiajooksja. Ta oli väga tore. Ta tuli Šotimaad, mis tähendas, ta rääkis väga teistmoodi inglise keeles. Ja ta oli väga osav jooksja. Ja ta jooksis 100 meetrit. Kas lapsed teate, kui pikk on 100 meetrit? No see on päris pikk. See oli tema ala, ta oli väga kiire jooksja, pikka maad. Aga jooksmine oli just isanda päeval, pühapäeval, ja ta tahtis teenida isandat selle päevaga, mitte joosta olümpiamängudel. Mõni teeks, mõni ei teeks, tema ei teinud. Mis tähendas seda, et ta pidi jooksma väga pikk ja väga raske, palju raskema ala, mida ta ei olnud harjutanud väga. Ja kui ta läks jooksma, keegi andis talle paberilipiku. Ja ta hiljem vaatas. Ja see oli esimese Samueli raamat 2.30 ja see ütles, sest kes austab mind, seda austan mina. Ja kes mind põlgab, saab põletavaks. See on isanda sõna. See oli nii suur julgustas. Et kõik vihkasid Eric Liddell, isegi oma koduriigis, nüüd ta on reidur, ta ei jookse Šotimaa, Inglismaa eest. Ta ei armasta meie riiki. Ja ta ütles, ma armastan isandat kõige rohkem. Aga keegi andis talle lipiku enne reisi, enne seda jooksu, mis ütles, see, kes austab mind, ma austan teda. Ja ta jooksis ja võitis, siis kui oli väga raske ala tema jaoks. Ja miks ma toon seda välja on see, vahet ei ole, mis teised tahavad, mis teised teevad. Sinu kohus, lapsed, on austa oma vanemaid ja kuuleta neile. Nüüd mul on küsimus, kui kauaks? Kas igavesti, kas suur Kalle peab kuuletama alati oma vanemaile? Ei, mul on üks printsiip Vanas Testamendis, mis on väga kasulik. Väga kasulik. See ütleb niimoodi. See on 1. Moosese 2.24. Mees jätab maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja nad saavad üheks lihaks. Jumal on öelnud ühes konkreetses kohas, kus ma justkui maha jätan maha mu vanemaid. See on abielu. See on ainuke printsiip, mida peale mina sain hetkel mõelda, kus Jumal on öelnud, see seos, ema, poeg, isa, tütar, mis iganes, ainuke seos, kus korraks see muutub.
et nüüd minu prioriteet on minu uus perekond, sest ma olen nüüd uus liha, üks liha mu naisega. Kui ma olen nüüd abielumees, kas ma võin ikka kuuletada? Loomulikult minu kallis ema, enne kui ta suri, ütles, Kallekene helista mulle iga nädal. Ja mis Kallekene tegi? Suur mees, abielumees, isa. Ma proovisin helistada oma emale igal nädalal. Kuigi see oli kohmakas, see oli raske, mul ei olnud aega alati. Ma proovisin austada oma ema. Ja see on kohane ja ilus. Ma tahan lõpetada ainult sellega. Lapsed, kui te kuuletute, kas te saate rohkem soosin, kas Jumal armastab sind rohkem, kui sina austad oma vanemaid? Kas Jumal armastab sind rohkem? Ei, kindlasti mitte. Sina kunagi ei saa teenida Jumala armastust. Jumala armastus on nähtavaks tehtud selles, et Jeesus suri meie eest, kui Jeesus suri meie eest. Jumala armastus said näha, me nägime seda, kui Jeesus suri meie pattude eest. Ja sina laps, kui sa ei kuuletu, sul on ainult üks lootus, et Jeesus annab mulle andeks, sest tema on surnud ristil. Sa ei saa teenida Jumala armastust, sa ei saa teenida Jumala soosingut, vaid sa saad lihtsalt kuuletuda temale ja paluda andeks siis, kui sa eksid. See on kõik, mis sa saad teha. Sest Jeesus on surnud pattuste eest. Kalle on esimene. Kalle on siin esimene. Võib-olla sa oled 10, sa oled nii kaugel must taga, sest ma olen nii paha. Ja ma saan tunnistada teile, lapsed, et kui te palute andeks Jeesus käest, ta annab teile. Ja austamine, vanemate austamine on imeline asi. Jumala silmis on see õige asi. Minu mõlemad vanemad on nüüd surnud ja mul on väga, väga maru kahju, et ma ei saa neid enam austada, kui nad elus oleksid. Ma ei saa enam neile helistada, ma ei saa enam seda teha, sest see oli nii õige asi issanda silmis, isegi kui nad ei olnud kristlased, isegi kui nad elasid pahasti. Ma sain ühte asja alati issanda austuseks teha, mis oli õige, austada oma vanemaid. Ja ma enam ei saa seda teha. Nii et tehke seda, kui teil vähegi on võimalus. Ma lõpetan ainult sellega nüüd. Jeesus läks templisse, kõige olulisem asi. Jeesus, tõeline Jumal, tõeline inimene. Ta on Jumal, ta on inimene. Nii on see imeline saladus Piiblis. Ja Jeesus läks templisse, kui ta oli 12. Ta oli laps. Ja ta oli seal ja vanemad otsisid teda. Ja siis ta ütles niimoodi, kas te ei teadnud, et ma siin oleksin ja ma teeksin see, mis on mu isa oma. Ja siis see ütleb niimoodi. Tema vanemad ei mõistnud neid sõnu, Jeesus austas Jumalat kõige rohkem. Aga kuidas Jeesus austas Jumalat, see ütleb niimoodi. Luuka 2, 51. Jeesus läks koos oma vanematega ja tuli Natsareti ning oli neile alaheitlik, ütleb Piibel, aga ei ole nii. Ta oli neile kuulekas. Jeesus läks koju oma vanemaiga, kuigi ta on Jumal ja ta oli templis ja ta oleks saanud kõiki teha. Jeesus, meie eeskuju lapsed, läks koju oma vanematega ja oli neile kuulekas. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Ja Jeesus kasvas tarkuses, pikkuses ja armus Jumala inimeste juures. Olge teie lapsed samamoodi nagu Jeesus. Kuulekad ja kasvades Jumala tarkuses ja Jumala poole. Palvetame.